Tere jõudu kõigile, me oleme täna, kus me oleme? Tuttav koht paljude tartlaste jaoks ja mitte ainult Tartu inimeste jaoks. Legendaarne Tamme staadion. Ja siin Tamme staadionil on siis selline väike välijõusaali nurk. Ma võin eksida, aga ma arvan küll, et tegemist on Tartu esimese välijõusaaliga. Enne seda minu teada rohkem mujal kuskil Kopamaasse löödud ei olnud. Ja lihtne küsimus, mida siin teha saab? Ma tean, et siin on päris palju rahvast elab siin selles piirkonnas. Loomulikult otsitakse võimalusi, kus liigutada, aga alustaks võib-olla kodukohast kõige lähemalt. Vaatame üle kõik need võimalused, mis on siin selles saalis. Kui ma vaatan praegu seda maapinda siin, siis nagu Sherlock Holmes ma võin öelda, et ega siin väga palju rahvast käinud ei ole. Kui siin natukene oleks liikumist rohkem olnud, siis oleks see ka nende jalajälgede põhjal kohe näha, et vähe on neid jälgi, ma arvan, siin on käinud mingi 2-3 inimest, mitte rohkem. Lõuatõmbekang, mõnus selline käepide on siia ilusti külge pandud, erinevad võimalused. Ma võtan selle lühema variandi, see on natuke kõrgem variant, ma võtan selle lühema variandi. Jään see rippu, tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Ilusti võtab selja lahti. Teine variant, kui ma tahan kitsamaid tõmbeid, ma võtan näiteks siit. Tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Et kitsa tõmbega töötab rohkem käsi, laiema tõmbega töötab rohkem selg. Kui sa oled nüüd ütleme sellises kaalus, et see lõuatõmbe osa on sinu jaoks quite complicate, oleme ausad, siis sa võid teha ka näiteks niimoodi. Sa lähed siia ja lihtsalt kergelt kiigud kahele poole. Ja venitab selga täpselt ka. Samamoodi külgedelt on see selg venituses või siis võid ka teha selliseid kerge hüppega. Aga selg saab jällegi koormust. Et erinevad variandid on päris selline profitase, kus sul on jalad ülevalt, et tõmbeid. Aga need, mis ma sulle nüüd praegu näitasin, need on siis lihtsamad variandid. Et alati tasub proovida kõike. Minu poolt teile on ainult siis need suunised. Ja vaatame järgmist pinki. Järgmine pink siin. Selles saalis on siis enamus pinke on siis oma keha raskusega. Surud ja tagasi. Surud ja tagasi. Ma pean kurbusega ütlema, et siin juba kui sa selle kangi võtad, mul on võrdlemisi pikad käed, siis see surumise nurk jääb väga väikeseks. Siin ei toimu sisuliselt midagi. Selleks, et suurema töö saaks, selleks ma peaksin minema sellest pingist kaugemale. Samas ma ütlen ka, et see on üks selline pink, kus see raskus on 1:1. Ehk siis, kui ma kaalun seal mingi 87 kilo, siis reaalselt siin töötabki 87 kilo. Nii lihtne see ongi. Et siin on jällegi vaja natuke rohkem kogemusi. Loomulikult võib teha ka sellise pingi juures näiteks sellist sügavat venitust kätekõverduse moodi. Ja kui ma siin neid liikumisi teeksin näiteks mingi 20 kordust, miks mitte, siis ega see rinnalihas kindlasti mul väiksemaks ei jää. Et vastupidi, ta ikkagi saab selle koormuse. Vaatame järgmise pingi. Nii. Vot see nüüd töötab juba oluliselt sügavamale. Hop ja tagasi. Siin on need käsikud kitsalt, mis tähendab seda, et ma töötan triitsepsiga. Mitte nii palju rinnaga, kuivõrd triitsepsiga, aga kui sa tahad rohkem rinda, siis lükkad küünarnukid kehast kaugele eemale ja tagasi. Et iseenesest tegelikult päris hea pink. Et siin sa võid ka vaikselt tiksuda küünarnukid kehast eemal. See on selles suhtes nagu mugavam kui see tagumine pink. Et nad peaksid olema sama harjutus. Aga mulle tundub, et see praegu see minupoolne, see on oluliselt parema minekuga ja selline universaalsem. Et seal on midagi on siin selles mehhanismis pekki läinud, et see käsik on liiga kaugel.
ta on, kogu see masin on nagu vajunud sügavusse, et siin on näha seda sammalt ka, et lihtsalt kes seda hooldab ja haldab, siis on hea, kui oleks, kui seda sammalt puhastaks. Noh, see ei ole nüüd küll meie rida, aga need on sellised väiksed tähelepanekud, millele tasub tähelepanu pöörata. No nii, see nüüd peaks olema puhtalt õlasurumise pink. On ta jee õlasurumine või oota? Okei, see on seljatõmbepink, mis on omadega pekkis täielikult. Siit sellest asendist sa ei tõmba nagu väga enam midagi. Seda venitust ei ole. Aga selleks me siin olemegi, et juhtida tähelepanu, kes iganes konkreetselt selle masinapargi eest vastutab, siis tasub need masinad kõik üle vaadata. Antud juhul sellega ei ole nagu väga midagi tarka teha. Siin tuleks tuua labidas ja see liiv sealt lihtsalt ära pilduda. Isegi kui sa selle liiva siit välja pillud, iseenesest see liigutus ta jääb nii väikeseks, et isegi kui see liiv on läinud, ma kardan, et ta seda suurt pikka sügavust ja venitust, mis on seljale vaja. Vaatame, see nüüd on see sama pink tõenäoliselt. Siin on see pink on jälle kreenis ühele küljele. Aga kui sa tahad kulturistiks saada, siis sa pead kõigega harjuma. Ja jällegi, ta jääb nagu tõmme iseenesest toimub, aga ma ei saa nagu ennast lõpuni venitada. Siin ütleme nii ausalt, et selge käsi töötab päris hästi, aga seda lõpuliigutust ei ole ja proovime alt haardes. Siin töötab ka see käeosa. No, tead, kui ma tahaksin selga teha, siis ma ikkagi teeksin selle esimese pingi peal need lõuatõmbeid. Need on siis jalapingid. Kõigepealt mõned kükid. Vaatame, mis ta siin teeb. Aga ära sa räägi. Ma võin öelda, et kui mul ma arvan, et see kükk praegu võrdub umbes 50 kiloga. Umbes 50 kiloga. Võib-olla 50, mitte rohkem. Aga iseenesest masin liigub päris hästi. Väga hea. Ma proovin teisega kohe ära. Et see pink nüüd küll üllatas mind. Ja siin samamoodi. Ta käib päris korralikult ja tunda on, et tegelikult kogu jalg on töös. Et siiamaani kõik need välijõusaalid, mis me oleme proovinud, läbi teinud, et ükski masin ei ole ligilähedane koormuselt sellele masinale. Kuule, väga hea. Proovime selle viimase masina ka ära. Rööbaspuu. 2 varianti, kõrged või madalad. Nii. Ja üles. Teine variant on selline, kus sa paned ka kogu rinnatöösse. Tegelikult väga hea. Rööbaspuu on selline klassika, kus sul on 2 asja. Sul on lõuatõmbekang, kus sa saad laiad haarded tõmbed, kitsad tõmbed kätele, seljale ja rööbaspuu, kus sa saad siis teha triitsepsile, saad teha rinnale. Et selles suhtes midagi halba öelda ei ole. Kui kokku võtta nüüd, mis sa kogu sellest rivist teha saad? Jalga saad teha väga hästi. Rööbaspuu olemasolu on väga oluline. Siis üks rinnapink oli päris hea. Päris hea, et rinna osas triitsepse saad teha, selja saad teha, seljapingi peal saad alt haardes biitsepsile teha. Ja siin on ju veel üks pink. Loomulikult, vaatame sellega. Kuule, aga mulle tundub, et selle pingiga on niimoodi, et teadlased... Nii. Hästi. Mul ei ole selles suhtes nagu väga... Kuule, tead, ma ütlen sulle ausalt, et kuidagi siin on mingid poldid, asjad lahti, ta nagu logiseb igat pidi ja keevitusest on lahti. Et ma kardan küll, kuule, ma ei tea, nagu täna, kui ma hommikul ärkasin, mis ma unustasin teha, küünald ei pannud kirikus. Et ma pigem sellega nagu ei tahaks nagu enda elu ja tervist ohtu seada, et päris ränk on tegelikult, õhtul tuleb koju teade, naine ja lapsed saavad teate, et teie issi hukkus lihtsalt ja kus kohas. Sai surma lihtsalt Tamme staadionil, vanal legendaarsel Tamme staadionil, kus omal ajal kooli ajal sai spordipäevadest osa võetud. Et ma seda masinat, ma pigem ei... Tegelikult mul tegis sportlik huvi, ma mõtlen seda, et vaata see iseenesest see liigutus, seljavenitus siin
on tegelikult päris hea, aga see krudiseb igat moodi ja pigem nagu ettevaatlikult teha. Vaat jällegi ongi see loll olukord, et ma ei tahaks seda masinat nagu maha kanda, aga samas ta on katki. Ja selle parandamist ma kardan, et see läheb jube keeruliseks. Lihtsam on teha linnavalitsuses taotlus ja vahetada see välja millegi samasuguse vastu. Et ma sellist sinist komplekti ma ausalt ütles, kas me ei ole näinud üheski maakonnas seda, et see on jälle selline omapärane, et ma arvan, et on üks esimesi selliseid võib-olla katsetusi Eesti turul. Et jätame selles sa võid proovida seda lihtsalt, et kui sul on elu kindlustatud ja kõik on korras, aga ma pigem ei soovitaks. Samas sellist rööbaspuud me oleme vist kuskil näinud. Ja rööbaspuud analoogi on olnud küll. Ma ei tea, see originaalvärv ei pruugi olla sinine. Mujal on ta rohelistest toonides, siin on ta nagu sinine. Et võimalik, et nagu tänapäeval on, et mingisugused firmad vahetuvad, midagi nagu tehakse natukene ümber. Et mingid masinad on üsna tuttavad, aga see sinine värv, seda nagu näed nagu esimest korda ja kuidagi me võime pärast arhiivist vaadata. Kuule, aga igal juhul pilt on selge. Tamme staadion. Siin sa saad joosta, siin sa saad teha, siin samas on kõrval on näiteks ronimise mingi seade. Näita korras seda köie punutist ka, et siin sa saad tegelikult, kui see asi on olemas, siis sa saad tegelikult päris sellise korraliku vundamendi all. Et see on küll mõeldud ilmselgelt rohkem lastele, aga kui ma näiteks tulen siia poole, siis siin tegelikult sellises asendis töö käib. Ja kui ma siin natukene nokitsen mingi 5-6 minutit, siis ma tegelikult ülakeha saan päris hästi soojaks. Et kõik võimalikud rippumised, kõik sa saad siin nagu ilusti ära teha, et ma arvan, et see on olemas, jooksmised asjad on olemas, lõuatõmbekang on olemas, rööbaspuu on olemas, jalapress on olemas, rinnalihas on olemas, triitseps on olemas. No midagi tegemata otseselt ei jää, lihtsalt seal on vaja natukene nutti. Aga kuule, tõmbame praegu siin otsad kokku, meil on täna veel päris mitu käimist. Teistele kõik, kes te seda vaatate, visasid, vendasid, jälgite, ära otsi vabandusi. See on nagu meie põhiline selline sõnum, vaid leia võimalused. Vaata kas või neid videosid, mõtle kaasa, kui on mingeid küsimusi, küsi, on ju. Aga kõige hullem on see, et istud kodus lihtsalt ja nukrutsed ja kurvastad ja hädaldad, et midagi ei ole teha. Ikka on, kindlasti leiate midagi. Tavaiks aga järgmiste kohtumisteni.